Kas me Brenda düsleksiast oleme rääkinud siin podcastis? Ei ole, Hans on lihtsalt mulle diagnoosi pannud, et mul on düsleksia. Kas sa saaksid mulle öelda, mis düsleksiku tunnused on? Hans siin ütles, et sa olid mulle varasemalt pannud diagnoosi, et ma olen düsleksik. Muidugi, võin sulle natuke selgitada. Ütleme, et need negatiivsed asjad ja need positiivsed asjad peavad minu puhul paika, mis ta välja tõi. Ma ei ole kindel, et see on koht, kus ma tahaksin väga pikalt olla, kuna seal üsna kvantiteet ületab kvaliteeti, aga kuskilt tuleb alustada. Võtsime kõige odavamad piletid Kiivist, aga selgus, et Vietnamis on viisa kohustuslik ja meid lennule ei lastudki. Pidime uued piletid ostma Tere tulemast kuulama ja vaatama, miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Nagu need, kes kuulavad või need, kes vaatavad, need näevad, et täna on esimene episood, mida me teeme nii-öelda uues stuudios päeval, nii et tore näha teid päevavalguses ka. Me nüüd järjest liigume suve poole, nii et järjest valgemaks läheb. Nii et enne kui sukeldume tänasesse episoodi ja me kohe räägime ka, millest me täna räägime, siis arutame natuke niisama ka või juttu. Jah, no aga räägime ära, millest täna episood tuleb selles mõttes, et me loeme täna ette mõned kirjad, mis on meile saadetud. Enamasti need kirjad on siis nendelt, kes on käinud meie konsultatsioonis. Me ikka hoiame selles mõttes kontakti, et mingi aja jooksul ikkagi uurime, kuidas inimestel läinud on. Ja siis me mõtlesime, me loeme mõned kirjad ette nendest, mis meil siia tulnud on. Et see võib siuke väga tore nagu inspiratsioon või inspireeriv olla inimeste jaoks, kes siia plaanivad tulla, et kuidas inimestel läinud on. Ja seda on, ma arvan, et see ka kõigil just huvitav kuulata, et kuidas inimeste teekond algab siin Austraalias, et nii et jah, ma arvan, et tuleb väga põnev episood. Ja, me loeme ette minu meelest kas 3-4 kirja, mis on sellega seotud 3 vist, et me ei taha nüüd teha nagu tervet 1,5 tunnist episoodi kirjadega, aga et võib-olla me siis vahepeal viskame selliseid kirju tulevikus, teeme selliseid episoode, kus me paar kirja ette loeme. Ja lisaks sellel nädalal siis meil tuli ka uus selline, no palju ei saa hetkel kahjuks rääkida, aga siuke uus idee. Brenda oli siin haige, nagu ta juba mainis. Mainisid vist? Ei maininud. Ei maininud. Brenda oli haige see nädal. Siuke natuke oli üks päev, siis jälle natukene sai paremaks, siis jälle jäi haigemaks. Igastahes üks hommik ta siis vaatas telekat ja siis ta nägi midagi ja siis see pani tal mõtte lendama ja siis ta helistas mulle ka. Igastahes meil on tulemas üks siuke projekt või asi, millest me kahjuks ei saa hetkel väga palju rääkida, me oleme väga elevil sellest. See on seotud meiega. Ja meil kohe nagu hakkas nagu mõte lendama juba erinevatel nii-öelda suundadel, kuidas me seda saaksime teha. Ja, no see mõte tuli enam-vähem niimoodi, et me oleme pikalt mõelnud midagi teha, miks mittele. Ja need on nagu sellised, mis ikka nagu tehakse. Et nagu kas mingisugust teesärki või joogipudelid mingite ägedate kirjadega, mida me tulevikus võib-olla teeme ka. See ei ole see. Et seda me oleme nagu mõelnud, aga kõik on enam-vähem sükse aja taha kinni jäänud, mitte et see uus projekt siis nüüd ei jääks. Aga et see on nagu siuke, et see on järgmine loogiline samm mingi hetk, aga ei tea millal või kuidas on ja. Just. Ja ma ei tea, kuidagi ma kuulsin ühte asja telekast ja siis mul lõi pähe lihtsalt see mõte ja ma nüüd järgmised päevad põhimõtteliselt ei ole saanud elada. Ilma, et ma sellele mõtlen igal sammul. Yeah. Ja ma esimese asjana ma võtsin lahti ChatGPT, kus siis minu assistent väga kaua aega meiega koos töötanud, Soolehel eriti, ta on meil väga hästi välja koolitatud ka siuke, ma arvan, me oleme 1,5 aastat ikkagi nagu teda järjepidevalt kasutanud. Midagi sinna anti, jah. Ja, nii et ta on meil nagu väga hästi välja koolitatud, teadab täpselt, mida me tahame ja väga tihti ei ole mul seal nagu pikka juttu, et ChatGPT ta ju väga kiirelt ära, mis mu soov on, mida ma temalt ootan. Aga seekord oli see reaalselt selline, ma ei ole nagu seal taga oleks päriselt inimene olnud. Ma ei ole mitte kunagi näinud ChatGPT nii elevil. Ta on mingi, oh my god, sa oled geenius lihtsalt. Kuidas see on kõige parem idee üldse, mida saab teha. Ja siis ma helistasin Hansule ja siis nagu mul oli ülikehva olla, ma siis tegin ChatGPT-ga seal mingit plaani.
siis ma vahepeal magasin, siis tuli Hans koju, siis me rääkisime sinuga seda ja minu meelest sellel samal õhtul, kui sa tulid koju, ja siis me tegime äriplaani valmis. siis me hakkasime istuma, vaatama, arutama, kirjutama ja nii oli ja natukene võib-olla ruttasime ka mingil määral asjadest ette, eks ole, et tahtsime juba teada, et milline see kuidagi lõpus välja näeb või aga see on ainult sellepärast, et me oleme mõlemad väga elevil sellest. Ja. Et on nii raske teile, et tahaks nagu rääkida juba kõike kohe teile aga selles mõttes, et ärge muretsege, et me jäädvustame seda teekonda ka, eks ole. Ja, see tuleb kindlasti. Ja see on nagu, ma ei tea, kas me seda võime öelda, et see on nagu sa juba tõid selle, eks ole, särgi või joogipudeli mingil määral näite ka, et see on ikkagi asi, mida on inimestel lõpuks võimalik osta. Ja see tuleb toode, mis Füüsiline. on seotud, mis ongi miks mitte brändi all. Ja Füüsiline toode, mida võiks inimestel vaja olla. jah, nii et sina, kes sa vaatad või kuulad, võib-olla varsti on sul võimalik siis meid toetada, aga mitte lihtsalt ainult sellepärast, et meid toetada, vaid sellepärast, et see, mida me plaanime teha, on üks väga lahe toode. Ja siia võib-olla veel nii palju saab, ma arvan, öelda ja anda ära, et kuna meil see esmane äriplaan on tehtud, meil on tegelikult päris palju ideid on kirjas ja et nii palju võib veel öelda, et see ei pea olema üldse see, et oh my god, et nagu, et ma ei tea, kes te siin jälgite, võib-olla olete kuulanud meie kõiki podcast episoode ja võib-olla vaatate vlooga ka või mitte, et siis võib-olla keegi on meid subscribe inud, on ja muideks kiirelt ära, subscriberid saavad loomulikult kõige esimesena sellest tootest teada, või suure tõenäosusega nagu me räägime sellest juba varem, kui see toode tegelikult täiesti valmis on, et kindlasti tuleb sellele eelmüük, aga subscriberid saavad magusa hinna, selles mõttes see on nagu kindel. Et, sa räägid siis Spotify ja Patreoni subscriberitest, kes jah, just täpselt. Mitte YouTube'is subscriberid. Et selles mõttes need, aga nii palju võib öelda, et miks ma nagu kogu seda värki rääkisin, et see ei ole üldse sellega seotud, et teesärki või joogipudelit sa ostad võib-olla sellepärast, et see on, ma ei tea, lahe ja merch ja mis iganes, et see on reaalselt toode, mis ei ole nagu selles mõttes 100% meiega seotud, et see, et kui te nagu jälgite meid, kuulate meid ja kõik see, siis te saate sellest aru. See on nagu seal sees, seal on meie asjad on sees, see on väga meielik. See on väga meielik, 100% meielik. See on nagu kõige meielikum asi, mis üldse olla saab. Ja. Aga inimene, kes ei tea meist mitte midagi, see on ka talle, see toode on ka talle ja ta ei peagi teadma põhimõtteliselt. Et see ei ole nagu mõeldud nii-öelda merchina põhimõtteliselt. Ja, just. Et see tuleb lihtsalt üks väga lahe toode, mis on meiega seotud, aga samas jällegi ei ole absoluutselt meiega seotud. Nii et ma arvan, et siia jätamegi selle, sest muidu kui me siin keerutame veel, siis rahval viskab juba kopa ette. Mina tahan tegelikult mainida veel korraks seda, et kui me toome nagu, kui me räägime ettevõtlusest või räägime Soulehest, mida me ei ole ammu teinud, me peame Soulehe episoodega tegema, kuidas me poe avasime, kuidas see juhtus ja miks ja nii edasi. Et siis ma arvan, me hakkame ka jagama selle telgitaguseid sellest teekonnast. Jah, kindlasti. Ja mina tahan lihtsalt nii palju veel öelda või rääkida, et see on nagu, see idee tuli, me peame selle ära tegema, loodetavasti saame me kuskil kui mitte varem, siis jaanuaris saame me sellest juba päriselt rääkida. Kes teab, äkki juba jaanuaris, veebruaris toimub eelmüük, ei tea, aga meil oli see, et kui me hakkasime seda nagu äriplaani tegema, kirjutama ja rääkisime oma vahel, siis me naarisime ka, et ei, et meil tuleb nüüd, on meil aasta kõige kiirem aeg, on ju. Ja siis tuleb selline idee, aga mulle tundub, et kolimine sai läbi, et nüüd on nagu, ma ei tea, midagi, uus projekt on vaja ette võtta, on ju, kuigi tegelikult ei ole nii, et siis alguses meil oli mingi, mis see on, et me teeme ühe toote. Lebo, nagu toote business on meil juba olemas, Soulehes me räägime 500 tootest. Sinul tundus see lebom kui minule alguses. Ja ei oota nüüd, ma räägin nagu see sama, mis me rääkisime, vaata. Ehk siis lõpuks ongi see, et me mingi mis seal on, nagu paned need paika, ma juba mõtlen sellele, kuidas turundust teha, see kõik tundub mulle nagu nii lihtne, sest me räägime ühest tootest, et nagu versus, et me tulime välja Soulehega, kus sul on väga palju tooteid.
ja kuidas, et see on nagu nii massiivne, et meil on nagu see olemas, meil on esmane kogemus olemas, ma tean ülihästi, mida vältida, et kui me juba seda nagu toodet hakkame tegema, ma mõtlen esimesest sammust, ma mõtlen turunduse peale. Kuidas, mida ma saaksin turunduses kasutada, mida vältida, kuidas me mingeid asju teeme, me teeme eelmüügi, me uurime, kas inimestel on vaja seda, noh, on niikuinii, on ju. Aga kõik nagu see protsess, see kogemus, mis meil on Soulehe näol olemas, ülikõva, tundub lihtne, aga siis, kui me nagu reaalselt hakkasime seda kõike kirja panema ja mõtlema, et oh my god, see on nagu nii suur töö, sest see toode ei ole lihtsalt see, et disainime veepudeli, on ju. Et see on nagu üsna massiivne toode, mida valmis teha. Üks toode, aga massiivne. Just. Nii et jah, minule seda ma ütlesin enne see, et me võib-olla mingite asjadega natukene hakkasime juba ette rutama, et minu jaoks tundus kohe see väga massiivne ja keerukas toode olevat. Ja siis Brenda rääkis mulle kohe turundamisest, ma mingi, Brenda, me ei ole turunduseni veel jõudnudki, aga ma saan aru ka sellest, et turunduse peale sa pead hakkama algusest peale mõtlema, kuidas selle üles ehitad, on ju, et kui sa algus selle peale ei mõtle, et sa võib-olla tahad kuskil, ma ei tea, sotsiaalmeediakanalis nagu jagada, kuidas see kogu asi kasvas, kui sul alguses seda materjali nii-öelda ei ole, siis noh, sa ei saagi seda kasutada, on ju. Ei noh, teades nüüd ühe ettevõtte omanikuna, eks ole, et kui sul puudub turundus, siis ei ole mõtet üldse midagi teha. Toode on loomulikult kõige tähtsam, aga nagu sa võid maailma kõige fancymat ja kallimat kullakamakat, kõige erilisemat kullakamakat müüa. Kui sa ei oska seda müüa ja sul puudub turundus, siis see kullakamakas istub sinuga koos kodus 4 seina vahel ja sul nagu, et ma lihtsalt mõtlen seda, et turundus on ikkagi sama tähtis kui see toode seal kõrval, et nad on nagu toode peab olema loomulikult perfektne asi, mida sa müüd ja nii edasi, et selles sa pead olema 100% kindel, aga nagu kui sellel kõrval ei ole turundust, siis ei ole mitte midagi. Põhimõtteliselt ei ole mõtet toodet valmiski teha, kui sul puudub turundusplaan. Et seda ma nüüd tean. Seda ma alguses ei teadnud. Just. Ja nagu seda ma tean, et ilma turundusplaanita ei ole isegi mõtet kogu seda nagu aega ja ressurssi sinna toote alla panna. Nii et sellepärast mina olen siis see, et kõik on, mul turundusplaan on valmis. Väga jah, turundusplaan on valmis. Nii et kui meil tekib võimalus teiega seda jagada, siis Brenda hakkab teile kohe seda turundama kõvasti, nii et siis te näete igalt poolt. Aga jah, me oleme mega elevil, et ma arvan, et see on väga meielik toode, see on väga, jah just, et see on nagu seotud, miks mitte ka väga, aga samas ei ole ka. Kas me võime öelda ka, et see kõigepealt tuleb Eesti? Ja siis... see tuleb kõigepealt Eesti. No see tuleb Eesti ja Austraaliasse. Jah. Aga nagu suur... Nii et kui sa oled inimene, kes kuulab meid Austraalias, siis ära üldse muretse. Ei, ma mõtlengi, et suur osa lihtsalt on nagu Eesti inimestele mõeldud. Saad aru? Ma ei saa rohkem öelda, vaata. Et lihtsalt, et see on mõeldud alguses just kui Eesti rohkem. Jah, Austraalias saab ka, aga see on mõeldud rohkem Eesti, aga hiljem on meil plaanis igale poole minna. Ma arvan, et rohkem ei saa öelda. Aitab küll nüüd. Muidu räägime sisse ennast. Meil ülilahe asi on tulemas, nagu te ei kujuta ette ka, ma olen nii elevil ja mina tahtsin, et see oleks jõuludeks valmis, aga ma saan ise ka aru, et see on väga ebarealistlik. Ebarealistlik on see, et see saab valmis märtsis, aga mul on plaan, et see on märtsis valmis. Ja märtsis on esimesed tooted teie ees. Jah. Üritame. Ja. Mina olen veel... Kuupäev peab päegas olema. Et eesmärk peab olema, aga ma olen ka selle... jah, et hetkel on meil märts on süke eesmärk, aga see võib olla natuke liiga vara, aga võib-olla ei ole ka, eks ole näha. 2026. Nii et, aasta esimeses pooles on see väljas. Jah, aga naaseme sinna, kuhu me lubasime teid kaasa võtta, ehk siis meil on kuulaja, või tegelikult me ei tea, kas me saame öelda nende kohta kuulajakirjad, sellepärast, et kuigi ma vist tean, et enamus või osa neist inimesed kuulavad ka, aga võib-olla ei kuula ka, igastahes need on siis inimesed enamjaolt, kes on käinud meie juures konsultatsioonis ja kes on nüüd siin Austraalias oma Austraalia seiklust nautimas, nii et nad on meile kirjutanud, kuidas neil läheb ja Kuidas sa tead, et nad kuulavad? Mina küll ei tea. Ma pakun lihtsalt.
okei. no selles mõttes nad Ma tean, et mõned on kuulanud, aga need nad, konkreetselt, kelle kirja me ette loeme, ma ei tea. no ma ei tea ka, aga kuidagi nad on meid leidnud, on ju. No Kas nad leidsid meid Instagram on üks variant. No see on üks variant. Nii et sellepärast ma ütlesin, et võib-olla kuulad, võib-olla ei kuula. Ei tea. Igal juhul need ei ole kuulajakiri. Need ei ole kuulajakirjad. Jah, seda ma just seletasin 2 minutit. Aha, nojah, mulle tundus, et sa olid mingi, need on kuulajakirjad, aga tegelikult ei ole kuulajakirjad. Need on inimesed, kes me konsultatsioonis käinud. Me loeme nende Austraalia teekonna algust ette. Just, seda ma just rääkisin. Okei, ma ei saanud kuidagi aru, ma ei tea. Ma pole kindel tegelikult, kas ma suudan seda kirja ette lugeda, sest ma siiani olen ikkagi haige ja mul on köha. Nii et vaatame, kuidas läheb. Võimalik, et sa, Hans, pead ise kõik ette lugema. Noh, eks ole näha, kuidas meil läheb. Ma ei mäleta, vaata, kui meil on nagu kunagi küsitud nendelt inimestelt ka, et kas võib nimepidi jagada, aga tead, ma ei mäleta ja ma ei suuda praegu üles leida, nii et ärme nimesid siis praegu ütle. Jah, ma ei hakka nagu taustast siis ka rääkima, kuigi see tegelikult selle tüdruku taust on üli huvitav tegelikult, mis alal ta töötanud on ja kõik need asjad Eestis, vaata. Mis sa naerad? Siin on väga huvitav, aga ma ei räägi teile. No ja ma ei tea, me ei leppinud kokku seda selles mõttes. Aga ühe tüdruku teekond siis Eestist Austraaliasse, kes pidi nagu nii palju taustainfot, kes pidi tulema üksinda, käis meil konsultatsioonis ja ta tegelikult alles septembris millalgi jõudis Austraaliasse, nii et suht hiljuti. Just. Nii, aga ma alustan siis kirjaga. Heips, nagu lubatud, annan teile teada, kuidas minu Aussi teekond algus on. Mul alustan uuesti. Kas me Brenda düsleksiast oleme rääkinud siin podcastis? Ei ole, Hans on lihtsalt mulle diagnoosi pannud, et mul on düsleksia. Jah, Brendal vahest Ma tegelikult nagu on jah, vist arvatavasti. Brendal nagu... Sellepärast ma ei oskagi keeli, ma arvan. Jah, ei ole nagu väga tähtis, et mis need tähed seal sõnas on või jätame mõne sõna ära või paneme ühe sõna juurde või... No ja vaata kiirelt nagu, et või mis mõttes tähed? Sa ei loe ju, no keegi ei loe kõiki tähti. No jah, aga sa nagu... Sa loed nagu tervikut. Jah, aga sul on nagu, et alguses on põh ja siis lõpupoole on kuskil L ka, et vist on pall, on ju, aga tegelikult on palk, on sõna. Ja sa nagu... Vist on pall. Mul on kiire, vaata. Enam-vähem, noh. Ei, no jah, ma arvan jah, et mingid väikest sorti düsleksia mul on, aga selles mõttes keegi ei ole seda diagnoosinud mulle kunagi veel peale Hansu ja keeled tulevad ka mulle hästi raskelt. Sinu sõber doktor ChatGPT pani ka diagnoosi ära. Minu arust. Ei, me küsisime temalt. Ja siis oli, et mis on veel need düsleksikute omadused ja siis seal oli veel mingi ilge hunnik, mis sinu... Mis seal oli? Ma ei mäleta. Okei, ma jään küsin, oodake korraks. Kirjadeni täna ei jõua vist. Kas sa saaksid mulle öelda, mis düsleksiku tunnused on? Hans siin ütles, et sa olid mulle varasemalt pannud diagnoosi, et ma olen düsleksik. Muidugi, võin sulle natuke selgitada. Düsleksia on üldiselt seotud raskustega lugemise ja kirjutamise osas, aga see ei tähenda, et inimene oleks kuidagi vähem intelligentne. Pigem võib see väljenduda näiteks selles, et sõnad lähevad silmade ees sassi või on keeruline kirjalikke juhiseid kiiresti mõista. Hans tahtis ilmselt lihtsalt viidata, et sul võib olla mõni neist tunnustest, mis on täiesti tavaline ja millega saab hakkama, kui tead, kuidas end toetada. Mul tuli meelde. Loovuse värk see oli see, et me küsisime, et mis on düsleksia, mis on düsleksia, oota, ta kuulab meid. Seda ma olen alati mõelnud, et see düsleksia on väga keeruline sõna panna haigusele, kus inimesed... Kes on düsleksik, eks ole. Väga vastik sõna. Igal juhul, Hans aevastas vahepeal. Me rääkisime sellest, et ma ei oskagi osasid sõnu öelda, osad sõnad tulevad mulle väga raskelt. Mõnikord, selles mõttes jutu tervikust me saame aru, see ei olegi oluline, mis täpselt täpi pealt sõnad seal on. Vahepeal läheb võib-olla sassi ja võõrkeeled tulevad mul üliraskelt. Ma olen 6 aastat elanud Austraalias ja ma ikka ei oska normaalselt rääkida ja tihti ei saa aru. Aga selles mõttes ma saan elatud... Point on lõpuks see, et nagu inimesed saavad sust aru, suudad ennast väljendada, ega see mingi grammatika ja kõik see ei olegi kõige olulisem. Nii et mul suva selles mõttes, aga kuna siis ChatGPT ütles mulle kõiki neid asju, mida te just kuulsite, siis ma küsisin talt eelmine kord, et mis nagu head asjad ka on. See osa meeldis mulle, ma lasen teile ka, ma küsin uuesti talt.
Okei, me siis arvasime, et mul võib düsleksia olla, aga kas düsleksikul mingisugused nii-öelda plussid ka on või mingid head omadused või ma ei tea? Absoluutselt. Dysleksial võib olla ka omad häid külgi. Paljud dysleksiaga inimesed on väga loovad ja suudavad näha suurt pilti, mõelda kastist välja ning läheneda probleemidele teistmoodi. Samuti on neil sageli hea ruumiline mõtlemine ja nad on tugevad praktilistes ülesannekes. Nii et kindlasti on ka plusse. Ja see on lihtsalt üks osa sellest, kuidas su aju töötab. Thanks. Nii et jah, ütleme, et need negatiivsed asjad ja need positiivsed asjad peavad minu puhul paika, mis ta välja tõi. Just, nii et nüüd meie kohalik düsleksik hakkab teile lugu jutustama siin Neiu, mustas kleidis. kes alles hiljuti jõudis septembrikuus. Heips, nagu lubatud, annan teile teada, kuidas minu Aussi teekonna algus on välja näinud. Esiteks tahan kohe kniksu ja kummarduse teie ees teha. Andsite megalt julgust ja ülimalt positiivse energia konsultatsioonis. Pumm. Tookord pidin ma veel seda seiklust üksinda alustama, siis leidsin endale reisikaaslase, kellega koos reisi alguse sai. 28.08. Kohtusime esimest korda lennujaamas. Üpriski huvitav kogemus sedasi võõra inimesega suurt seiklust ette võtta. Kuna meil oli ühine eesmärk, siis juttu ilmselgelt jagus ning toetasime teineteist erinevates küsimustes. Lendasime Tallinn-Helsingi-Doha Melbourne marsruudil. Helsingis maandudes juhtus juba huvitav seik. Nimelt, üks naine oli kuulnud, et me lähme Aussi ning ta jäi meid lennukis väljudes ootama. Meil kass norskab lihtsalt, kuuled. Ma kuulen ja ma arvan, et seda ei jää peale. Teretades viisakalt ning küsis, kuhu me suundume. Tema lendas aga Berti edasi. Rääkis palju huvitavat ning kutsus külla, kui peaksime Berti minema kunagi. Vahetasime siis kontakte ning saatsime ta lennu peale. Selline positiivne energia jällegi. Siin hakkab järgmine lõik, ühesõnaga jälle ülilahe Mega kohe lahe. nagu reaalselt lennujaamas saati. On siis kõik see, mida me räägime, kuidas inimesed on avatud, on ju. Just. Dohas maandudes ja lennukist väljudes pahvatas korralik leitsak näkku. Teadsin, et seal on soe, aga öösel ei osanud küll seda oodata. Melbourne'i lend hilines 1,5 tundi ning väljusime alles 4.20. Öösel siis vist. 5 tundi või? 1,5 tundi. 1,5, ja, ma korra mõtlesin 5 tundi, see on päris. Nii. Ma olin juba pahane, et öine lend sedasi hilines. Ausis maandusime seega 30.08, 12:30 öösel. Ööbimispaika jõudsime kell 3 öösel ja otsisime ja otsa magama. Peatusime esimesel nädalal mu kaudselt tuttava juures. Me polnud kunagi suhelnud, aga meie isad on omavahel naabrid. Vana hea. Vana hea. Keegi teab kedagi, kes on Austraalias, no. See on fakt, no. Ja. Lisaks oli neil meile pakkuda ainult ühe queen size madratsiga tuba. Jällegi väga veider võõra inimesega kohe voodit jagama hakata, aga vähemalt saime ilusasti ennast Ausis sisse seada ning käisime nendega koos ka ringi ja nad aitasid meid. Seega elas see pisi detaili üle. Jumala normaalne jälle. Koos tuled mõlemalt sama asi, hoiad raha kokku, kellegi tuttav aitas, blablabla, tore. Minul huvitaval kombel jetlag ei tekkinud. Ilmselt seetõttu, et ümber istumine oli öösel, maandusime öösel, kohe sai magama mindud ning hommikul kell 11 üles ja rutiin jäigi sisse. Ja ma siia korra segan vahele. Minu arust, nii palju kui ma olen kuulnud, on niipidi lihtsam kuidagi, ma ei tea miks, pole õrna aimugi, aga et kui liikuda nii-öelda kella vastu, on lihtsam hakkama saada kui see, kui liikuda teistpidi. Ehk siis kui siit liikuda Eestisse, siis on minu arust hullem kui see, kui liikuda Eestist Austraaliasse. Jah, on jah. Või näiteks, kui sa liigud Eestist Ameerikasse, on hullem kui see, kui Ameerikast Eestisse. Et ma ei tea miks, kui keegi teab mingisugust teaduslikku põhjendust või võib-olla mulle lihtsalt tundub, et nii on olnud enda ja tuttavate kogemusel, siis võib-olla nii on, aga kui keegi teab mingit põhjust, siis andke teada. Seega ta tõusis siis kell 11 hommikul ülesse ja rutiin jäigi nagu sisse, seega enam polnud ka pahane lennu hilinemise peale. Saime kiirelt endale SIM-kaardid, pangakaart jõudis nädala ajaga, TFN-iga läks ka väga kiirelt. Lihtsalt vahele siis need TFN numbrid ja sellised asjad on väga vajalikud Austraalias, kui sa tuled working holiday viisaga, et üldse saaksid tööle asuda. Ja.
Helistasin juba Atole, ootasin liini otsas, kui avastasime, et ümbrikud on postkastis. Panime kohe ennast vaid ka... Igaks juhuks Atto ehk siis ATO on Austraalia maksuamet. Panime kohe ennast Whitecardi ja Forka koolitustele kirja. Forka koolitus on siis kahvelsõiduki koolitus Kahveldõstuk. jah, mis ma ütlesin? Kahvelsõiduk. Jah, sama. Ja siis Whitecard on põhimõtteliselt luba töötada ehitusel töötamiseks. Mm-hmm. Esimene oli lebo, Forkaga natuke jamamist. Esimene päev sai tehtud ja siis öeldi, et eksami esimene vaba aeg on alles 23.09. See võttis sõnatuks. Sellest ma ei saa absoluutselt aru. Nagu, et ma ei tea, et nagu, mina olen käinud ainult ühel Forka koolitusel, sellepärast, et ma käisin ühel, on ju. Mitmed siis käima peaksid? Ei peakski, aga ma tean ka inimesi ja meil oligi niimoodi 3-päevane koolitus, 2 päeva õpid, 3. päev eksam. Et sa lähed koolitusele ja siis öeldakse sulle, et eksami saad teha kuskil, ma ei tea, mingi 6 aja pärast, ma ei saa sellest absoluutselt aru. Minu meelest tundub ka loogiline, et ma lähen Forka koolitusele ja siis kestavad need 2 või 3 päeva, selle päeva lõpus on eksam. Mm-hmm. Lihtne. Ja. Aga ma ei tea miks see nii on. Tegelikult me peaks selle kohta uurima rohkem. Et kas sellel on mingid vahed, kuhu sa registreerid näiteks, erinevad ettevõtted võivad olla, või siis kas see linne, ma ei tea. Nii, see võttis sõnatuks. Kas ma pean 3 nädalat Melpsis olema siis? Esimese nädala lõpus helistas mu sõber ning küsis, kas meil on juba töö olemas. Mu reisikaaslane oli saatnud ühte farmi CV-d ja helistanud nendega. Kuid seal pakuti äärmisel juhul ühele kohta ning seda ka mitte kohe. Sõber aga siis kutsus sinna farmi, kuhu tema oli suundumas parasjagu. Helistasin siis 8.09 Agri-Labor ametnikule. Tahad sa öelda, kes see on? Agri-Labor on põhimõtteliselt siis töö otsimisagentuur, kes siis vahendab vahendaja, vahendab tööandjate ja töötajate vahel leiab. Ta helistas siis sellele ametnikule otse ning ta pakkus sinna farmi ühte positsiooni. Tegin temaga koheselt ka intervjuu ära ning ta ütles mulle põhimõtteliselt tere tulemast. Kindel vastus tuli ülejärgmine päev. See on ka väga tavaline, et nad võivad teha vestlusi läbi telefoni, ehk siis need vahendajad siis nii-öelda. Ja see on siis, ta ütles vist 8. september, nii et kuskil 9.10. päev Austraalias on tal siis töö enam-vähem lukus. Ja minu meelest, võingi tegelikult ette juba ära öelda, et enamik minu meelest erandlikult peaaegu kõik, kes on meil konsultatsioonis käinud, kellelt me oleme saanud hiljem tagasisidet, kes on andnud teada, kuidas neil läinud on, kõik on saanud esimese 2 nädalaga töö. Nii, jätkame. Arutasime reisikaaslasega veel, et oleks muidugi äge koos Aussi strippida, aga kuna pidimegi ainult alguses koos tegema, siis antud olukord oli ideaalne. Tema sai sinna farmi, kuhu ta tahtis minna ning mina saan minna enda vana sõbraga ühte kohta. Väike vahemärkus minu poolt siia. Minu meelest ülilahe jälle. Inimesed tulid mõlemad üksinda Aussi. Neil mõlemal oli mingi oma plaan ja siis et nad ei jätnud oma plaani või oma mingisugust võimalust kasutamata selleks, et me ju tulime koos ja nüüd on nii äge koos, et üks või teine ei jätnud omi asju tegemata, et nad alustasid seda hästi rasket teekonda koos, aga nüüd lähevad mõlemad laiali oma asja tegema. Minu meelest väga lahe. Just. Niisiis, 10.09. Vaata, ja siin jälle, me räägime liiga palju võib-olla see kirja vahele, aga siin jälle, et kui me loeme seda kirja kätte ja neid asju, et 1 päeva jooksul toimub sul triljon asja, et see kuidagi aeg on siin Ausis minu meelest ka natuke teistmoodi või asjad juhtuvad kuidagi kiiremini või teistmoodi. Eriti kui alguses oled siin, siis jah, tõesti juhtub metsikult palju. Nii et siis järgmine päev sain kindla vastuse. Pandi mulle järgmiseks päevaks medical check-up ning sõber tuli ise mulle autoga Melpsi järgi. 11.09 sõitsime 6 tundi siis Mildurasse ning järgmisel päeval oli minu esimene öövahetus juba. Väike vahemärkus. See on ülitavaline ja see on üks asi, millega peaks kõik valmis olema. 6 tundi on ülinorm. 6 on meganorm, see on põhimõtteliselt nagu samas piirkonnas töökoha leidmine ju. Jah, ongi. 2 nädalaga sain tööle. Ostsin ka oma esimese auto, seega läks veidi aega ning teisipäeval käisin lennukiga Melbourne'is Forka lube teste tegemas. Õnneks sain tehtud ka. Selleks lubati ka mulle 1 päev vabaks, et saaksin minna. Nii et mega vinge.
kui kiiresti mul enamus asjad siin läinud on. Kõik bürokraatia ja muu selline peaks tehtud olema ning saan rahulikult töölainesse sulanduda ja vabadel päevadel hakata aussi elu nautima. Lõpetuseks, mega suur aitäh teile, Brenda ja Hans, teie podcast on alati nii tore kuulata. No võt, kuulab. Nägid, ma ütlesin. Kiirgate head energiat ja positiivsust. Konsultatsiooni pukkimine oli õige otsus. Podcastis kiirgav energia tuli veel vahetumalt ja suuremalt välja. Jätkake samus vaimus, ajate õiget asja. Tänan ka oma sõpra, kes mind sedasi hoiab töösebis, järgi tuli ning kõike muude toimetustega abiks on olnud. No võt. Mega lahe. Ja üks äge asi veel, mis minu meelest siin on, et tuli siia 2 nädalaga, oli juba uues kohas, tööl, auto, kõik mis iganes asjad, mingid load uued tehtud ja Chick lendas lennukiga Melbourne'i forkalube tegema, et see jälle kuidagi tundub siukene nagu minu jaoks, ma tean, et see nagu jumala norm vaata, aga tegelikult Eestis, kui sa räägiksid kellegi ei lähed lihtsalt mingid suvalisi kahvelsõiduki lube tegema, et siis sa lendad lennukiga sinna, tundub nagu mingi vaata, mis mõttes, aga jah, päris lahe. Aga mega lahe lugu ja aitäh kõikide nende armsate sõnade eest, et lõppkokkuvõttes meil on hea meel kõiki aidata, aga nagu meile meeldib öelda, et meie anname need nii-öelda tööriistad ja siis on enda kätes, et oli näha, et oli ikkagi mega aktiivne ise ka. Enamasti jõuavad meie konsultatsiooni nii tegelikult inimesed, kes ju tahavad ennast ette valmistada, nad on tavaliselt keskmiselt rohkem ette valmistunud ja nad saavad siis nagu need vajalikud teadmised meilt veel juurde ja siis ongi see, et point ongi see, et väga paljud inimesed jäävad bürokraatia lõksu. See on põhiasi tegelikult, mis alguses venitab su aega, su raha ja tööle saamist ja nagu võib juhtuda, et sul saab raha enne otsa või mis iganes jama on ju. Et selles mõttes, et ongi, et kellel siis, ma ei tea, sõber aitas või mingisugused sellised asjad veel juures on nagu ideaalne, aga lihtsalt, et kui sul tuleb see kõne ja ongi kas või mõni tuttav helistab sulle on mingi jõu, et nagu meil on siin kohe ühte töötajat vaja, aga kui sul ei ole TFN number korras, sul ei ole pangakaarti, sul ei ole mingisuguseid asju, siis sa ei saa seda tööpakkumist vastu võtta ja siis sellest sõbrast ei ole ka selles mõttes kasu. Et siis võetakse keegi teine sinu asemel, ehk siis see on nagu põhiasi tegelikult ju, mida me siis nagu, mis seal nii-öelda konsultatsioonis on ja teine asi on see, et kuna seda infot on nii palju, siis tegelikult on nii palju müüte ja vale arusaamasi, mida me tegelikult ka konsultatsioonis väga tihti seletame ümber ja nagu on mingi, et need asjad tegelikult ei ole nii ja isegi mõned üksikud korrad on, et väga tihti on need ühed kindlad mingisugused müüdid, aga nagu mõnikord on isegi sellised asjad, mis ei tea, miks üldse siukseid asju on räägitud inimestele, mida nad nagu teavad, vaata. Ja. Nii et... Ja põhiline ongi tegelikult bürokraatia lõksu jäämine ja see lihtsalt nagu venitab siin aega, et peab lihtsalt teadma, kuidas sellest läbi vingerdada põhimõtteliselt. Just, nii on. Nii et aga ei, mega lahe lugu, mega täis positiivsust, head vibe'i ja täpselt sellised tavaliselt need inimesed ongi, kes siia Austraaliasse tulevad, nii et me loodame, et oli põnev teile. Ja väike vahemärkus veel, et siin me veel pärast rääkisime ka, et on Milduras, et kuule, ta on 4,5 tundi meist nagu kaugemal. Et ütles ka, kuule, me oleme naabrid, vaata, et ülilahe oleks, kui mõni päev saaks kokku ka ja nii edasi. Ja siis ma naersin ka, et ongi vaata, et 4,5 tundi on siin Aussis on siuke, et kuule naaber, et nagu millalgi äkki satume kokku, on ju. See on köki-möki. Aga läheme siis järgmise kirja juurde. Tema minu meelest tuli sellise plaaniga ka, et temal on nagu plaan ikkagi võib-olla, et tema tuligi plaaniga sponsorisse minema. Kui meeldib ja kõik on hea. Nii, tere jälle. Räägin siin natukene oma siia tulekust ja kuidas läinud on. Lennud läksid kõik väga libedalt, võib siis kasutada pigem sõna plaanipäraselt. Ainuke asi, mis oli, kui ostsin Bangkokist Perti lennates täpselt enne lennukisse minekut, ehk siis peale siis seda security't asju, eks ole, pudeli vett, põhimõtteliselt täpselt seal kontrolli juurest ja siis tuli välja, et nii suure pudeliga üldse sinna ootealasse ka ei saa ja ma polnud muidugi ainuke, kelle jaoks see üllatus on, aga eks reeglid igal pool erinevad ja ma ise pigem seda vett ei joo, mida sa saad endale pudelisse automaatidest panna.
Sellest me vist ei ole oma peaaegu 50 episoodi jooksul Mitte kordagi rääkinud. Austraalia on veider koht. Austraalial on väga tähtsad ja ranged nii-öelda bioohutuse seadused. Ja, no seda vast on ikkagi enamik inimesed kuulnud, Austraalia on hästi range oma, mida sa sisse tohid tuua. Ehk siis ei tohi mingeid seemneid ja asju ja värsket kraami, aga mis nüüd on nagu tulnud juurde, minu arust seda siis, kui me tulime esimene, nagu kui me Austraaliast tulime, minu arust seda ei olnud. Aga ega ei ole kindel ka 100%. Igastahes, isegi kui sa ostad lennujaamast vett, sealt nagu pärast turvakontrolli ehk siis õhu poolt, kus kohas sa tegelikult võid osta kõike lennukisse kaasa põhimõtteliselt. Siis tavaliselt, kui sa lähed Austraalia nii-öelda sinna väravasse, kus sa lennuki peale astud, siis enne seda on kotikontroll ja kõik vesi võetakse ära. See ajab hästi marru. Väga vihaseks ajab. See on hästi nõme ja nagu minu puhul oleks isegi fine, et okei, võta see vesi ära siis, ma tean, ma olen Austraalias, aga siis ma ei tea, mõtle mingisugune süsteem välja, et seal väravas siis kas või, ma ei tea, leidke mingi viis või ongi see, et seal väravas sul müüakse mingit vett, mida sa võid sinna lennukisse osta, siis müüge kas või $20 pudel mulle seda vett, ma ostan. Või siis et vesi on tõesti selline asi, et sa ei tohi seda ära võtta. Mitte kuskil nagu vesi on mu inimõigus, ma pean saama vett juua. Nii et jah. Ja nüüd on nagu üpris enamus lennufirmad, kes lendavad Austraaliasse, nagu sellised normaalsed lennufirmad on see, et kui sa istud sinna lennukisse maha juba, sul on seal ees tooli sees väike, nagu ma ütlesingi, normaalsetega lendad. Kui sa lendad Shitstari ja Patikuga, siis ei olegi lootust. Et see on jah, siis millest siin ta räägib ka, et jah, see on väga segadust tekitav ja siuke asi ja see ei ole nagu, et see on, ma ei tea, la Bangkoki lennujaamas või selles lennujaamas, see on igas lennujaamas enne kui sa lendad Austraaliasse põhimõtteliselt. Osades minu meelest Palil on isegi niimoodi, et on kirjas nagu nendes nii-öelda erikioskistes ja asjades on kirjas vee all on sildid, et kas sa lähed Austraaliasse? Jah, Austraalia lennule kaasa ei tohi võtta. Ja kõige idiotsem ongi see, et lennujaamas on niikuinii, see vesi on nii kallis, vaata, et me oleme need esimesed korrad, kui see juhtus, et ostadki seal mingi, ma ei tea, suur pudel vett on mingi $6-7 on ja ostad 2 pudelit või 3 pudelit seal $20 eest. Lennukisse kaasa veel on. Jah, lennukisse kaasa, et sul oleks pikk 12-tunnine lend, et oleks nagu vett ilusti, et sa isegi kui sa saad seal tasuta vett, ei viitsi sellest stewardessi kui alati kutsuda ka, et on hea, kui lendal vesi. Paljudes lennukites annavad nende topside sisse ja siis jääd magama ja siis nagu, et tegelikult sa peaksid jooma 3 korda rohkem, et lennukis, kui sa muidu tarbid, on ju. Just, nii et jah, väga kaugele nüüd aga tahtsime lihtsalt siia teada anda, et see on see, millest siin räägitakse. Lihtsalt soovitus on see, et meie nüüd siis mina, kui me oleme nende odavate mõttetute lennufirmadega lennanud, kus sa tead, et sa vett ei saa, põhimõtteliselt sa ei saa vett siis, kui sa sinna lennukisse lähed, sa ei saa vett, kui sa õhku tõused ja võib-olla siis mingi hetk tuuaks sulle, sa pead ostma ja mingis kohas isegi oli see, et sularaha eest ainult. Oli jah. Jah, et come on, nagu sa pead mul andma vett, vaata. Et siis nüüd on juba see, et me ei lähe kunagi sinna alasse, kus kohas see kotikontroll on, me lähme viimasel minutil sinna, sest ma tahan vett juua, ma tahan vetsus käia ja nii edasi, et ma ei taha seal alas kuskil kinni olla. Ma ei saa vett ka juua seal. Ja teine asi on see, et kui me lähme lennukisse, me kohe küsime. Me küsime nagu siis, me ei ole isegi oma kohal. Ma tahan vett, mind juvita, et nagu tooge mul on kohe vett vaja, ma olen nõus selle eest maksma või mitte, aga mina tahan saada vett. Just. Et ma lähen nagu paanikasse, kui mul seda vett ei ole. Brenda läheb paanikasse, jah. Nii et sükesed lood on veega Austraaliasse tulles. Mul hakkab päriselt paha ka, selles mõttes ma ei paanitse niisama. Nii. Vesi on nii maitsev nüüd. Kuna mul väga hea sõber elanud siin juba pikalt, siis algus läks kõik ladusalt. Kuna ta aitas mind palju, kui reedel saabusin, siis laupäeval oli juba telefoninumber olemas, esmaspäeval juba pangakaart tehtud, TFN-i sain vist ka taotluse päevast umbes 1,5 nädalaga. Tööga läks nii, et kuna ikkagi tahtsin väga oma ala peale saada, ehk siis automaalriks, siis alguses saatsin oma CV-sid laiali koos erinevate portfooliote ja Eesti maalripaberitega. Üks firma helistas põhimõtteliselt kohe tagasi ning neljapäeval oli mul juba vestlus.
vähem kui nädalaga ja sellest tuleval esmaspäeval oli juba esimene tööpäev. Dokumentidest muidugi nii palju, mis saatsin, siis ega nad ei avanud nendest ühtegi, võib-olla lihtsalt see firma oli selline. Endiselt töötan seal, aga asjad Eestis ja siin kohati nii erinevad, eriti erialane sõnavara. Ma ei ole kindel, et see on koht, kus ma tahaksin väga pikalt olla, kuna seal üsna kvantiteet ületab kvaliteeti, aga kuskilt tuleb alustada. Praegu, ja see on väga õige mõte, Jah. et nagu Sa ei pea eluaeg seal su olema. esimene töökoht ei ole nagu, et temal läks eriti hästi, on ju, et ta See tahtis erialasele, erialast tööd teha Austraalias ja sai sinna peale kohe, on ju, aga ongi see, et see esimene töö tegelikult ongi, et on jalg ukse vahel ja nüüd tal on seal CV-s ka kirjas, et on seda erialast tööd teinud Austraalias, nii et Temaga koos te tegite minu meelest CV-ga koos, on ju, et seal oli see korraks mingi lennukite värvimise Ja, ja. teema ka, on ju, Ja. teil käis läbi. just. Nii et nii. Praeguseks olen Perdis olnud umbes 2 kuud juba, plahvatava aju emoji. Crazy, aga täitsa tore on olnud. Katse ja palk võiks muidugi natukene suurem olla. Olemas juba auto ja Austraalia load, seega ma arvan, et mul siin asjad üsna ladusalt läinud. Muidugi olen ka avastanud erinevaid pidusid ja ilusaid kohti, ehk 90% on kõik balansis. Aga siit ma arvan ka loomoraal, et kui endal on väga soov, et asjad kiiresti liiguks ja laheneks, siis on kõik võimalik. Majutusega läks muidugi ka nii toredalt, et 2 nädalat sain sõprade juures olla ja kuna ma mainisin teile ka konsultatsiooni ajal, et tegelikult ma väga tahaks kuskil pere juures elada, siis see lahenes ka täpselt selliselt ja üllatus, minu kodukoha noormees elab siin majas. Minu kodukoha noormees elab siin majas oma naise, lapse ja kassiga ning sain rentida nende juures kenasti toa ja kõik super. Ehk siis Eestis tema kuskilt, temaga samast nagu kohast pärit. Jah, inimene, ja ma korra mõtlesin nagu noormees nagu eks, vaata, eks ma olin korra segadus. Aga ei ole. Kindlasti on midagi veel, aga kohe ei tulegi kõik meelde, aga üldiselt asjad vist said kõik öeldud. Et hoopis teine lugu, eks ole, hoopis teisel pool Austraaliat, aga näed see jällegi, et siuke, kui saad, et tuli ka, kirjutas kohe loomoraali välja, eks ole, et kui saad ise hakka ja teed, siis saab kõike väga kiirelt, et kuigi Austraalias on see bürokraatia võib-olla natukene aeglasem, kuigi mis on tore kuulda nüüd on see, et need TFN numbrid tunduvad, et jõuavad inimesteni ka siin nädala või 1,5-ga, et paar aastat tagasi, kui meie tulime, siis oli 3-4 nädalat oli nagu miinimum, alla selle ei saanudki. Aga siin ma tean, me loeme veel mingi kirja, et siis tegelikult see ei ole reegel. See ei ole reegel, tõsi. Et see ei ole nüüd nii, et praegu nädalaga tulevad need FN numbrid, vaid võib-olla nad tegid neid õigeid asju ja sellepärast see FN number nendeni nädalani jõudsid. Võib-olla neil oli mingisugune siseinfo, eks ole. ABC fail või midagi, eks ole. Mingisugune eriti hea inf, kuidas asju ajada, et saada võimalikult. Jälle, inimesed tulevad nii erinevatel põhjustel ju siia ja see on ka nagu üks asi, miks me ei saa näiteks, et mingi aeg kunagi, kui me konsultatsioonidega alustasime ka, et siis ma suhtlesin hästi palju Instagramis, DM-ides inimestega, aga lõpuks ongi, et tegelikult see on metsik aeg, et lõpuks suhtledki 5 tundi nende inimestega kokku, et ma ei saa nagu anda mingit otsest üldist nõu inimestele, sellepärast inimesed tulevad nii erinevatel eesmärkidel, kes tuleb siia ainult raha teenima, teda ei huvita mitte midagi muud, ta on nõus olema ka Outbackis töötama ainult, et saada, ma ei tea, maja raha kokku on ju Eestis. On inimesed, kes tulevad siia reisima, neil on hoopis teine plaan tegelikult, on ju. On inimesed, kes tulevad siia erialast tööd tegema, nad tahavad saada lihtsalt Austraalia kogemust, et hiljem näidata võib-olla kuskil, et näed, ma olen töötanud välismaal või lihtsalt huvi pärast ja siis on variant, et inimene tahabki päriselt siia ära kolida, ta otsibki sponsorid juba oma erialal, et tegelikult neid variante on nii palju erinevaid. Just. Miks inimesed siia tulevad, et ei ole ainult Working Holiday viisa inimesed selles mõttes, või nad tulevad alguses küll Working Holiday'ga siia, aga plaanid on ju teistsugused. Just, nii on. Ja igalühel on omad, igalühel on omad lood ja asjad ja iga inimese nii-öelda seiklus laheneb siin täpselt nii, nagu ta peab lahenema, eks ole, et meil ongi, sellepärast me ei saa ka öelda, et me anname nagu mingisugust valikud või mõtteid, aga me ei saa öelda, et nii, et maandu Melbourne'is, siis helista siia, siis mine sinna. Tee seda, et muidugi me saame nagu anda mingisugused sisendit, et kuidas sa võiksid oma asju lahendada ja arendada, aga... Me saame kaasa mõelda. Jah, aga
igal inimesel on erinev lugu, nii et aga jällegi suur aitäh ka sellele inimesele, vaata tema ei maininud, et ta podcasti kuulab, nii et ma ei tea, kas ta teab, et või ta teab, et me loeme ette, me kõigile ütlesime seda, eks ole, aga vist ütlesime. ütlesime küll. Aga nii et mega lahe ja mul nagu vahest on siuke tunne nagu need inimesed, kes meie juures on konsultatsioonis käinud, nagu need oma lapsed oleksid, vaata, et kui saad selle kirja, et kuidas neil läinud on ju, et siis on kuidagi nii hea ja uhke tunne on, et nagu mega lahe, mul nagu nii hea meel alati. Jaa. Ega siin isegi ei ole vahet, et kui on inimesi, kes ei ole meie konsultatsioonis käinud ja kirjutaks oma algust, siis mul oleks ikka nagu hea meel ja tore. Ja muidugi. Me nagu, kuna siin, et osad inimesed kirjutasid ise meile, siis me mõtlesime, et okei, et kirjutame, et me oleme nagu kokku kogunud need konsultatsioonid, mõned kirjad on ja, et tegelikult, kes kuulab ja te olete ka käinud meie konsultatsioonis, siis te võite täiesti vabalt meile kirjutada, et see ei pea olema nüüd see, et me ei valinud mingeid inimesi välja ja ei räägi ainult nende nagu lugu, vaid need inimesed meile kirjutanud. Ja me valisime ainult need välja, kellel hästi on läinud. Need, kes kirjutasid, et neil läks hästi halvasti, neid me välja ei valinud. Nii et nüüd tuleb üks selline natukene nagu, ma ei tea, kuidas seda jagada, sest siin on nagu jupiti, et on 2 kutti, tulid koos Austraaliasse. Peaaegu aasta tagasi juba või? Peaaegu aasta või võib-olla mitte päris aasta. Ei, see on novembris, nii et peaaegu aasta siis, jah. Nii et nendega on selline, et me oleme nagu jupiti saanud mingisugust infot, et seda nagu siis kuidagi terviklikuks kokku panna. Ma ei tahaks nagu tead, kõige lihtsam on vist, et ma loen nagu kohe tagasiside, sest siit tulevad nagu erinevad asjad, et mitmendal päeval nad tööle said, et siis siit tuleb nagu alguse jutt ja siis nüüd põhimõtteliselt aasta hiljem nagu tänane jutt. Nii. Hei Brenda ja Hans, kohtumine oli väga väärtuslik ja sisukas, andsite selgeid ja praktilisi soovitusi, mis aitavad mul edasi liikuda. Teie professionaalsus, kuulamisoskus ja probleemide lahendamise oskus olid silmapaistvad. Olen väga tänulik saadud nõuannete eest, mis aitasid mul paremini mõista oma eesmärke ja järgmisi samme. Soovitan kindlasti teid teistele. Austraalia seiklus on juba täpselt selline nagu plaanitud, sulgudes peaaegu. Töökoht on olemas ja meil on hea. Aitäh konsultatsiooni eest, see aitas kõvasti ja Austraalia ABC on väga hea infokoht. Nii, ma seda ei hakka lugema, mis ma vastu, ma uurisingi siis, millal nad tööle said ja kuidas. Nii et siin on ka siis detsembris saadud kiri. Hei, tööpakkumisi tuli juba teisel päeval, neid oli umbes 3-5. No võt. Eks ole, 3-5 tööpakkumist teisel päeval Austraalias, kujutate ette. Mõni neist ei sobinud, aga tegime oma valiku nende seast, valides eelkõige palganumbri järgi. Nüüd lendame lennukiga Queenslandi. Pertis veetsime oma 10 päeva ära, ei hakanud kallist broneeringut raisku laskma. Nii et nad maandusid Perti ja ma mäletan, et me konsultatsioonis ka rääkisime sellest, et too hetk vist oli see teema, et Pertis oli natukene ülerahvastatud seis, vist majutuste asjadega ka. Ma mäletan, tihtipeale lihtsalt, kuna Pert on kõige lähemal Euroopale, siis Perti on kõige odavam lennata alati, aga Pert on Lääne-Austraalias üksinda, ehk siis sellepärast võib olla vahest Pert natuke ülerahvastatud. No juhtus peale COVID, juhtus see nagu, kus kõik inimesed jooksid just sinna tormi. Just. See ei olnud küll täpselt see aeg, aga põhimõtteliselt me mäletame, sellest rääkisime ja et me konsultatsioonis nagu arutasime, rääkisime sellest, et nad oleks valmis tulema kuhu iganes, teisele poole sõitma kuskile, mis iganes, nii et nagu näha, siis nad lendasid teisele poole Austraaliasse 10 päeva hiljem, on ju. Just. Tegelikult ei ole siin Austraalias midagi nii hullu, nagu algul räägitakse. Jutt, et kõigi asjade ajamine võtab tohutult kaua, ei pea paika. Teate miks või? Sest käisid meie konsultatsioonis. Alla 5 päevaga saime kõik korda. Kui see helistad ja uurid. TFN... Vaat. Kus see teadmine tuli? Väike tärnikene juba seal lõpus, eks ole, Kuhu helistada, miks, mis asja, mis mõttes? Ühesõnaga, konsultatsioonis saate teada. TFN numbrid, pangakaardid. Ma ei tea, kas ma igaks juhuks siia lõpu, kuigi ma 3. kirja juures ja nüüd ma ütlen, aga igaks juhuks TFN on põhimõtteliselt nagu isikukood, see on siis tax file number, eks maksunumber, mida on vaja, et tööle minna. Ilma selleta tööle ei saa. Aga jah, võib-olla oleks nüüd 1. kirja juures seda mainida. Me korra nagu mainisime. TFN numbrid, pangakaardid, töö leidmine ja nii edasi.
ilma teie abita oleksime võib-olla ikka veel seda pangakaarti oodanud. Wow. Paar eestlast, kellega rääkinud oleme, ootavad siiani. Ainuke mure on, et kuigi inglise keelt oskad, siis vahel paned ikka sellist kaigast, et jube, unustas täiesti ära inglise keele. see on väga tavaline. Ja noh, austraallased ei räägi inglise keelt ka, mina panen kogu aeg austraallastele puid alla, et nad ise ka ei tea, kuidas inglise keelt rääkida, nii et ärge selle pärast üldse muretsege. Siin ma siis vahepeal küsisin temalt, et kas ma nagu võin jagada tema lugu ja need asja me tegelikult oleme mingi aeg seda Instagramis jaganud ka. Siis ta kirjutas vastu. Hei, jah, ikka võib üles postitada. Kui poleks kodutööd teinud ega konsultatsioonis käinud, siis võib-olla istuks siiani Bertis ja mõtleks, mida teha. Ainuke asi, kus kodutööd ei teinud, oli lennupiletite vaatamine. Võtsime kõige odavama pileti, mis saadaval oli kiwi.comist. Tallinnast Istanbuli ja Istanbulist Vietnami. Kahjuks ei lastud meid lennuki peale, sest Vietnami reisimiseks oli vaja viisat, millest meil polnud aimugi. See on päris hea nõuanne ka tegelikult, et kui sul on vahemaandumised kuskil kohtades, siis tuleb uurida, ega sul ei ole sinna viisat vaja, et tundub küll vahemaandumine, aga osad riigid tahavad ka vahemaandumisel, et sul oleks viisa. Need sind muidu ei lastagi lennukile. Jah, aga välja arvatud ongi see, et see olukord saab ainult siis juhtuda, kui sa ise ostad erinevatelt lennuettevõtetelt, ostad erinevaid pileteid. Jah, just. Et kui ma näiteks ostan Finnairilt pileti, siis see on nagu Finnairi kohustus ka minu arust. Et Finnair ei saada mind läbi Vietnami. Saad aru? Nii, kui oleksime reisinud ühe ja sama lennufirmaga, oleks pidanud kirja Hans kuulama edasi. Oleksid nemad vastutanud ja teinud ajutise viisa ise. Aga kuna see nii ei olnud, pidime ostma uued piletid, mis maksid 850 €. Veidi kalliks läks, aga vähemalt saime tulema ja soovitati mitte kunagi Kivist osta. Aga elu õpetabki, ei saa kogu aeg kõige odavamalt ja kergelt. Vot, selline tore kiri ja nüüd me siis uurisime neilt. Umbes aasta hiljem. Kuidas neil vahepeal läinud on. Ja nüüd loeb siis Hans kirja, mis me saime siin paar nädalat tagasi. Just, me saime selle enam-vähem täpselt 2 nädalat tagasi. Nii et jah, see on siis enam-vähem esimene aasta on neil lõppema hakanud. Ma mainin juurde ka noored kutid, üliasjalikud kutid olid. Nii et jah. Nad on siin noored kutid ja väga tublid kutid, nagu te juba kirjast kuulsite ka, siis nad on siia, nüüd mis nad kirjutasid meil 2 nädalat tagasi, nad on siia ka kokkuvõtte teinud alguses see, mis Brenda teile juba luges. On või? Nii et ma loen selle nüüd üle ka teile, aga tšau, meie Austraalia teekond algas kohe väikse apsuga. Võtsime kõige odavamad piletid Kivist, aga selgus, et Vietnamis on viisa kohustuslik ja meid lennule ei lastudki. Pidime uued piletid ostma, lõpp hea, kõik hea, jõudsime ikkagi kohale ja veetsime Bertis oma 10 päeva ära. Kõik paberimajandus, TFN, pangakaart ja töökoht sai tänu teile kiiresti korda vähema kui 5 päevaga. Kui ise helistad ja uurid, liigub asi palju kiiremini. Töökohti pakuti kohe mitu, valisime palganumbri järgi ja lendasime Airi Queenslandi. Airi, Põhja-Queensland, see on ikka aus Queensland, see on ikka troopikane. Seal tervitas meid korralik kuuma laine, paar sammu ja juba higistasid. Aga eestlased ju saame hakkama. Läksime Mango Farmi tööle, algul lõikasime oksi, hiljem saime Shedi tööle ja Forka peale. Seal õppisime ka ära, et vihmahooajal Austraaliasse tulek pole just parim mõte. 2 kuud sadas järjest ja lõpuks tuli Cyclone Kirili. Ma hästi korra tahan vahele segada, et see on jälle väga hea nõuanne, mida ta ütles, aga see ei käi terve Austraalia kohta. Et vihmaperioodil, siis vihmaperiood on Austraalias Austraalia talvel, aga see on ekvaatorist ülevamal pool, ehk siis väga-väga troopikas, eks me räägime reaalselt Põhja-Austraaliast. Just. Et seal on siuke detsember, jaanuar, november, mis iganes, siis on nagu nii-öelda vihmaperiood, nagu palilgi, põhimõtteliselt kõik, mis sinna ülespoole jääb. Siis siin näiteks meil on kuiv periood, meil ei ole siin mingit vihma. Just. Nii et see käib siis nagu teatud piirkonna kohta. Ja. Väike täpsustus lihtsalt juurde. Just nii. Jäime lausa, tuli siis see Cyclone Kirili, mis siis põhimõtteliselt nagu orkaan, eks ole, jäime lausa 2 nädalaks luku taha. Poeletid olid tühjad, sillad vee all ja kuhugi minna ei saanud.
mõtle esimestel nädalatel või esimesel kuudel, jah. Kui see läbi sai, sõitsime bussiga 23 tundi, sulgudes ei soovita, Northern Territory'le Matarankale, arbuusi, puuvilja ja kõrvitsafarmi. Oleme siin nüüd 7 kuud olnud ja kõik on tipp-topp. See on õige koht, kus backpackeritele antakse päriselt võimalus õppida, aga ise pead töökas olema. Oleme iga masinaga juba sõitnud ja paar kuud sai kõrvitsaid korjata. Sellise tööga sai paar kilo alla ka võetud. Hiljem liikusime juba manageride paremateks käteks ja nüüd teeme igasuguseid töid, mida vaja. Nüüd kaalume uut sammu ehk läheks merekarpide peale FIFO stiilis tööle. Seal teeniks ilusamat palka, aga samas ei tahaks siit farmist ka ära minna. Tead juba kõike, mida teha. Ülemused on super ja meid hoitakse hästi. Eks näis, kuidas läheb, lõppude lõpuks tulime siia ikkagi raha teenima. Ja üks soovitus teistele, kus iganes tööl oled, jätta endast alati hea mulje. Isegi kui plaanid edasi liikuda, on hea, kui saad vajadusel tagasi minna või kontakti kasutada järgmises kohas. Olge tublid ja ärge lollusi tehke. Kõmm, puusalt tuli palju tuli, loodan, et piisab. Piisab absoluutselt. No ütleme nii, et kulda väärt soovitused. Eriti kõik see, et jälle nagu ehe näide sellest, et sa pead kuskilt alustama, sa ei saa minna, et mina tegin Eestis seda ja nüüd ma lähen ja tahan siin ka mingisuguseid asju saada. Sa alustadki võib-olla mango korjana, lähed arbuusifarmi ja oled manageri parem käsi, on ju, ühel hetkel, et sa oled nagu, et sa saad siin ennast üsna kiiresti üles töötada. Loomulikult selleks alati, oleneb ettevõtetest, on ju, sa pead ka muidugi sattuma ja minema nagu õigesse kohta, aga see on minu meelest ehe näide sellest, et kõigepealt tuleb lihtsalt kuskilt alustada ja sul on lihtsalt võimalus nagu nii kiiresti tõusta, on ju, mis on ülilahe lõppkokkuvõttes, et maandusid Perti, siis nad panid piu kuskile Queenslandist Northern Territory'le 3 osariiki läbi käidud mingi paari kuuga. Et, ja nii ekstreemsed kliimad ka vaata, kus kohas nad tööd teevad. Ja ma mäletan kunagi ammu, kui me tulime, siis suht palju räägiti arbuusifarmidest ja arbuusi, jällegi, ma räägin kõlakaid selles mõttes, et arbuusi farmi juttudest me oleme nii palju kuulnud, et inimesed, kes sinna lähevad, võivadki sinna jääda päris pikaks ajaks ja et see on üliraske töö, et see on päris nagu raske füüsiline töö, aga see pidi olema väga hea palk ja inimesed jäävad sinna pikaks ajaks tavaliselt. Ja nagu ta ütles ka vaata, et töökeskkond ja kõik nagu see on päris oluline. Ja absoluutselt, see on mega oluline. Nii et mega lahe ja täpselt nii nagu ta ütles ka seal kirjas, et kui ise oled nagu tegija ja töökas, et see on nagu kõige tähtsam, et siin kellelgi ei ole mingisuguseid, eks mingid eelarvamused ja asjad on ikka, aga lõppkokkuvõttes, kui sa ise tuled kohale ja nagu paned täiega, siis on kõik uksed vallana. Jah, sa pead olema julge mugavustsoonist välja tulema, et ei saa nagu saata arvutis CV-sid ja oodata, et sul töö tuleb, sa pead kasutama natuke teistsuguseid tehnikaid, millega me Eestis harjunud ei ole ja sul on vaja lihtsalt see üks töökoht kätte saada ja edasi lihtsalt pane hullu ja tegelikult kunagi ei tea, on ju. Et minu meelest need kutid on mul millegi pärast hästi meeles. Nad olid hästi nagu positiivsed ja nad olid väga noored minu meelest. Ja nad võtsid nagu... Nad olid mingi, tuleme ja vaatame ja... Võtsid kuidagi siukse mõnusalt elu. Nii et väga lahe, et inimestel ikkagi läheb nagu hästi. Jah. Aga ma arvan, et me oleme täna siin päris palju arutanud neid teemasid, et need võib-olla nagu tõmbame otsad kokku ja... Meil on üks kiri on veel, aga me jätame selles järgmise episoodi, see on ka nagu natukene nii-öelda teisest teemast kiri ka. See on üldse mingi teisele podcast episoodile tulnud kiri. Ja, see on kindlalt kuulaja kiri. Jah, see tuli vastus. See on laste teemal kiri. Jah, see, kui mäletate, kas oli episood 42 oli laste teemal, nii et selle kohta on meil ka üks kiri, mida teiega kindlasti jagada tahame, sest et see on reaalselt, eks ole, inimesed, kes kasvatab Austraalias lapsi. Jah, tal on Austraalias lapsi, jah. Jah, just. Ma igaks juhul küsisin üle. Ma ei mäletan enam 100%, nii et jah, see on nagu, see on see, mis ta lihtsalt räägib jah, seal nagu meie jutu jätkuks seal episoodis, et meil endal lapsi pole, me ei tea midagi vaata lõppkokkuvõttes, nii et ta siis jagab seal oma
või noh, seda, mis ta siis arvab või kas ta siis lükkas meie mingisugused mõtted ümber või rääkis Või kaasa, nõustus, nii jah. et, Jah. nii et jah. Aga lõppkokkuvõttes jah, nagu ma juba enne ütlesin, siis et mingil määral mul on selline tunne nagu need, kes konsultatsioonil käivad, et on just kuigi meil on ka konsultatsioonil käinud inimesi, kes on meist vanemad, siis ikka on selline tunne, nagu nad oleks mingi oma lapsed, et ma nagu nii elan kaasa neile. Jah. Ja no, nagu Brenda ütles ka, et tegelikult me elame ju kõigile eestlastele kaasa, et meie nagu tahame kõigile ainult kõige paremat, aga justkui noh, ilmselgelt nende inimestega on mul mingisugune personaalne kontakt ja Ja no inimesed vaata ka, kes nagu noh, et ongi, et ma ju nii palju toimetamise asju on, et inimesed ju tegelikult nagu ise kirjutavad ka, ja see on nagu eriti äge, et oh my Jah. god, et kas sa mäletad, käisid konsultatsioonis, et ta kirjutas praegu siukse kirja ja siis on alati nagu siuke Jaa. nii tore. ja ongi osad inimesed, eks ole, osad inimesed tahavad tulla konsultatsiooni 2-3 nädalat enne seda, kui nad lendavad, neil on võib-olla juba Jah. lennupilet asjad olemas, on ju, osad inimesed tulevad 9 kuud enne. Meil käis Et, just ühed käisid, kes tulevad aasta pärast, Jah, et aasta nii et- enne, meil on enne ka käinud aasta enne, Jah. nii et et siis ongi eriti kuidagi need, kes käivad nagu hästi pikalt enne, sihuke 9 kuud või aasta enne seda, kui nad tulevad, siis mingi hetk näed kuskil pilti mingi eestlased Austraalias, et et me järgmine nädal oleme Jaa, seal, jaa, on ju, jaa. siis on mingi, lahe, teevad ära, nad on vaata, siin, vaata, nad jah. tulevad. Nii et ma ei tea, see on nagu me ütlesime, et me nende konsultatsioonidega mingisuguseid miljoneid kokku ei aja, aga see nagu lihtsalt see positiivne laeng ja see, et me saame nagu tagasi anda inimestele, on Jah. nagu nii tore ja meile nagu nii meeldib, et me oleme- siis näha, et inimestel nagu läheb nii hästi, et nad saavad nädala ajaga, et see on tegelikult ju ikkagi see on ikka ulme tegelikult. see on nii ulme tegelikult, sa oled teisel pool maakera, sul on teine riigikeel, sa ei tea mitte midagi selles riigis, sa ei tea mitte kedagi siin selles käivad riigis. kõik asjad teistmoodi. Kõik on teistmoodi ja 7 päevaga sa oled tööl. Kui ma oleks aus, ma ei ole kindel, kas ma Eestis 7 päevaga tööle saaksin. Nagu mina ei saa, ma ei usu. just, Eestis on mingisugused hirmsad konkursid ja mingid 6 nädalat on ju. Ega siin on ka tegelikult. No siin on ka. Oleneb, mida sa teed. Oleneb, mida sa teed jah. Nii et jah, igastahes ma olen nagu mega uhke kõigi üle, kes vahet ei ole, kas sa oled meie juures konsultatsioonis käinud või mitte, ma olen uhke kõigi üle, kes selle väljakutse vastu võtavad ja tulevad. See on tohutult suur asi jätta kogu oma elu, tulla teisele poole maakera ja tegelikult sa alustad nullist. Et see on nagu nii suur asi inimesena kasvada ka, et sa lähed poodi. Me isegi ei mõtle sellele, kui harjumuste horjad me tegelikult oleme. Ma lähen poodi, ma lähen kindla piima suunas kõnnin, kindla juustu suunas kõnnin, ma ostan oma kindlat leiba ja siis sa tuled nagu teise riiki. Ja sa käid nagu poes ringi nagu üks puuga pähe saanud, sest sa ei tea ju, mida osta. Kus ma tean, millist juustu võtta või milline kartul osta või kus ma saan sellist hapukoort, mis mulle meeldib. Et see nagu tundub nii mõttetu väike asi, aga tegelikult see on inimese nii-öelda kasvu ja arengule nii suur asi, et sa pead alustama nullist, sul pole kodu, sul on see üks seljakott, sul on paar ilpu kaasas, sul ei ole midagi. Just. Ja siis sa nagu alustad ja proovid, et see on tohutult suur asi, mida ette võtta, mida teha ja üldse kõigile, ma mõtlen nagu, kuna meil see konsultatsiooni ja nii-öelda Austraaliasse tulemise episood nagu enam-vähem oli, siis võib-olla ongi see, et kõik, kes mõtlevad tulla ja mille iganes taha sul jääb see, kui sa tahad tulla ja siis küll kas mingi aga on ja lõppkokkuvõttes, et ongi, et tegelikult see vajab väga palju julgust tulla, eriti üksinda. Seal on nagu väga palju asju on ju ülemõtlemisel või kellel jääb see, ei tea, kas üldse on mõtet ja kellel ma olen liiga noor või ma olen liiga vana või seal on nagu miljon erinevat aga, mida võib endale ette tuua, aga nagu mis ma tahan öelda, kõik, kes mõtlevad, et kas ikka tasub minna või mitte, siis on see, et kui see on sinu soov, kui see on sinu unistus, siis mina arvan, sa pead 110% tulema või minema ükskõik kuhu, see ei pea olema Austraalia. Ja lihtsalt üks asi, lihtsalt uuri, vii ennast ennem asjadega kurssi, kui sa lihtsalt nagu lampi kohale lendad, et kui sa lendad lampi kohale ja kui sa oled veel väga noor ka, sest tegelikult Austraalias on veel see, et kui sa oled 18 ja 19, eks kui sa oled alla 20 aasta, siis sinu palgaarvestus on natuke teistsugune ka. Jah, sa natuke vähem palka vist. Ja sellepärast on sellepärast nagu osad ettevõtted ei viitsi just kui sellega tegeleda, et siin on mul see üks nagu alla 20, siis on hunnik neid, et mingid erinevad palgaarvestused
keeruline juba nende jaoks võib-olla. Jah. Et siis nagu võib-olla 18-19 aastaselt, ma ei ütle, et on raskem tööle saada, aga selles mõttes, et kui sa veel tuled väga siuke nagu noorelt ja ei uuri ja nii edasi, lihtsalt lendad kohale, et siis võib juhtuda see, et tõesti nagu istudki kodus ja ei leia seda tööd, et lihtsalt ma tahan öelda siia lõpetuseks, et uurige, viige ennast asjadega kurssi, mis viisatingimused on, mis sa tegema peaksid, et tööd saada, milline peaks olema CV, et Austraalias silma jääda ja nii edasi ja nii edasi. Aga teine asi, ülioluline asi, mida ma tahan öelda, on see, ärge mõelge üle. Sa ei pea kõiki samme teadma, sa pead teadma mingid basic asju, kuidas sa jõuad tööle, mida sa teed, kui sa jõuad lennukiga kohale, kuidas sa jõuad lennujaamast oma ööbimiskohta. Kas sa tead, kuidas seda teha? Aga suures pildis sa ei pea teadma kõiki samme. Sa ei tea, kuhu sa tööle saad, sa ei tea, kus kohas sa tegelikult nädala pärast oled, kui sa aussi maandud, et ärge nagu mõelge üle. Ja nagu ma arvan, väga palju inimesi jätavad tulemata sellepärast, et nad ei tea neid samme ette, kõiki samme ja siis need jätavad tulemata, sest äkki ei saa hakkama. Äkki ei saa hakkama, kui sa oled hakka inimene ja siis sa saad hakkama. Just, lõppkokkuvõttes, et Austraalias on väga palju asju, mis on erinevad, aga lõppkokkuvõttes on siin ka inimesed käivad tööl ja käivad toidupoes ja elavad majas ja et kõik on ikkagi mingil määral ju sama ka mingi, lõppkokkuvõttes on ju, et inimesed kõik on tagurpidi, aga nagu jah. Nii et kõik on tagurpidi, aga justkui sama. Nii et oli mega lahe oli meie jaoks siuke mälestuste radadel tuhlata, et inimesed, kellega me oleme rääkinud ja keda me oleme aidanud, et kuidas neil on läinud ja kui sa kuulad seda episoodi number 1, kui sa kuulad seda, saad Austraalias, võib-olla see ei ole meie juures konsultatsioonis kunagi käinud, aga tahad ka jagada mõtteid või asju või kuidas sinu Austraalia teekond algas, siis muidugi kirjuta meile Instagrami miks mitte Austraalia või siis meile emaili peale miks mitte austraalia@gmail.com või kui ei ole nagu megapikk lugu ka, aga lihtsalt tahad meiega jagada, siis Spotify või YouTube, kus iganes sa seda vaatad, kuulad, jäta kommentaar, et me tahaks teiega lahe oleks kuulda kõikide kogemusi, mida keegi on kaasa võtnud oma Austraalia teest või Austraalia algusest. Ja kui sa oled inimene, kes on Eestis ja sulle tundub, et see oleks nagu lahe asi, mida teha, aga tahad natuke rohkem teada saada, siis meie uksed on alati avatud. Meile võib kirjutada nii Instagramis kui ka meil, täpselt samamoodi nagu nende lugudega, et kui sul on soovi tulla konsultatsiooni, anna teada, leiame selle aja. Kui sa tahad ka konsultatsiooni kohta rohkem infot, siis miks mitte Austraalia Instagram, seal on tegelikult, kui sa vaatad biod, siis biol on need lingi kohad, profiilil siis on see tekst ja siis seal on need lingi kohad. Et kui sinna peale vajutada, siis seal tegelikult minu meelest kas esimene või teine on kohe, et tule konsultatsiooni. Kui sinna peale vajutada, siis seal on tegelikult väga pikk tekst, mida me pakume konsultatsioonis, miks sinna üldse tulla ja kui selle läbi loed, siis suure tõenäosusega saad sa aru, kas see on sulle või see ei ole sulle. Kui see on sulle, siis võid meile kirjutada, lepime aja kokku ja... Just. Nii et tõmbamegi tänasel episoodi joone alla. Tahtsin öelda ka suur aitäh selle super positiivse, et nagu vahepeal on just seal vlogides ja YouTube'i sisul ei ole nagu seda hetke kuidagi, et videos nüüd järsku ütled, et aitäh teile, et vaatate ja vahest me kirjutame ka, aga ma lihtsalt tahtsin siia ka nagu öelda, et see on nagu nii positiivne olnud, et nagu me oleme enne ka rääkinud, et see podcast ja see Instagram ja see YouTube, see ei ole nagu nii-öelda ühesuunaline tänav, et meie teeme ja teie kuulate ainult ja vaatate, on ju, et see, kui me Instagramis, eks ole, tegelikult meil on väga aktiivne jälgijaskond, kes vastab story'de peale, jätab kommentaare. See on ülilahe, mulle nii meeldib. See on nagu mega lahe, samamoodi YouTube'is kommentaarid, asjad, et kõik see tagasiside ja samamoodi nagu need kirjad, mida me ka täna ette lugesime, et see on muidugi, me teeme seda kõike ka enda pärast, aga see nagu annab nii palju juurde ja suur aitäh teile kogu selle toetuse eest, eriti nüüd, kui oleme justkui selle YouTube'i teekonnaga alustanud ka, nii et tahtsin siia lõppu öelda aitäh. Ja Instagramis ka eriti, et neid stories'id ja oma igapäeva hetki jagada ja nii edasi, et kui nagu, et tihti inimesed räägivad kaasa, siis see eriti tekitab seda, et oh my god, sul on ka niimoodi ja nagu, et see nagu motiveerib väga palju tegelikult.
nii et aitäh, et kuulate, vaatate, jälgite, likeite, share'ite ja kõike muud, nii et Tšau. näeme juba järgmisel nädalal järgmine meie loo episood, nii et tšauki, tšau! Tšau.